Giljotiin on masin, mis on mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks giljotineerimise ehk giljotiini abil pea maha raiumisega. 1789. aastal tegi arst Joseph Ignace Guillotin ettepaneku Prantsusmaa karistussüsteemi muutmiseks. Ta soovitas lõpetada pea maharaiumise, poomise, põletamise, uputamise ja pooleks tõmbamise. Giljotin tahtis ehitada masina, mis raiuks päid maha. Giljotin pöördus kuninga ihuarsti ja Académie Royale de Chirurgie sekretäri doktor Antoine Louis poole. Antoine Louis tegi giljotiini idee põhjal masinast joonise. Giljotin viis joonise Tobias Smithile, kes tegi joonise põhjal masina valmis. Loodud, ka mis reist oli valutu ja muutis hukkamise valutumaks. Kui varem oli pea maha raiumine ainult aristokraatide privileeg, siis nüüd laiendas see masin selle õiguse kõigile ühiskonnakihtidele. Esimesena hukati giljotiiniga röövel Nicolas Jacques Pelletier 25. aprillil 1792. Giljotiini üks esimesi ohvreid oli Prantsusmaa kuningas Louis XVI, kes hukati 1793. aastal 21. jaanuaril. USA-le ja Inglismaale giljotiin ei meeldinud ning nad kasutasid poomist edasi. Sakslased ehitasid giljotiinist enda versiooni, mille nimetasid Fallbeil-Köpfmaschiniks. Natsi-Saksamaa hukkas giljotiinidega ligi 16 500 inimest. Giljotiini kasutati Prantsusmaa hukkumisreistena aastani 1981.